Esiteks, see, mis toimub Leedu ja Poola piiril, on umbes copy-paste ka aastast 2015-16. Õnneks viimastel kuudel räägitakse, et tegemist on illegaalse immigratsiooniga. See ei ole seaduslik. Isikutel, kes põgenevad mingist X riigist, on võimalik taotleda rahvusvahelist kaitset ka nendes riikides, mida nad läbivad. Rahvusvahelise õiguse kohaselt isegi Valgevene, kuigi seal on Lukašenka režiim, isegi Valgevene on ohutu riik võrreldes näiteks tänase Afganistaniga või Süüriaga 10 aastat tagasi. Aastal 2015-16, kui algas massiivne illegaalse immigratsiooni laine, siis tol ajal põhimõtteliselt välditi sõna illegaalne immigratsioon ja täiesti tahtlikult kasutati valesid termineid, et kõik inimesed on pagulased, see on legaalne, me peaksime kõik vastu võtma. Kuigi nad tulid Liibüa kaudu, mis oli ohutu riik tol hetkel võrreldes Süüriaga. Seega mul on väga hea meel, et me oleme muutunud korrektseks terminites ja väljendites. Teiseks, 25. augustil vastas mulle ja teistele parlamendi liikmetele Ylva Johansson Euroopa Komisjoni nimel. Meie küsimus puudutas Hispaanias toimuvat, näiteks Ceuta ja Melilla piiritarade ehitamist. Küsimus oli see, et kas Euroopa Liidu rahalistest vahendist võib kasutada piiritarade ehitamiseks. Proua Johanssoni vastus 25. augustil ütles, et kuigi tarade kasutamine ei ole Schengeni piiri eeskirjades sõnaselgelt välistatud, on komisjon seisukohal, et tarad ei ole kõige tõhusam vahend piirihalduse parandamiseks ning ei toeta seetõttu Euroopa Liidu vahendite kasutamist sellel otstarbel. Siin tekib küsimus, et kas meie eesmärk Euroopa Liidus tervikuna on immigratsiooni haldamine või illegaalse immigratsiooni peatamine. See on kaks väga olulist erinevat eesmärki. Ehk siis, kui me soovime peatada illegaalset immigratsiooni, siis kõige tõhusam vahend on tara või müür. Kõige tõhusam vahend ei ole näotuvastus või sõrmejälgede kogumine. Kui me tahame lihtsalt hallata, siis jah, tuvastame illegaalsed immigrandid, võtame nad vastu ja hakkame ümber jagama. Seetõttu, mis on ka kõikide külas seisukoht, ehk siis kas Euroopa Liit peaks tähelepanu pöörama füüsiliste tõkete ehitamisele Euroopa Liidu välispiiridel, et juba ennetada võimalikke järgmisi illegaalse immigratsiooni laineid.